Tänapäeval on kristlus maailma kõige rohkem järgijaid omav religioon, aga kuidas see religioon alguse sai, seda hakkamegi uurima. See ei alanud suure religioonina, vaid väikese rühmana Rooma impeeriumi sees. Neil polnud suuri kirikuid, neil polnud võimsaid armeesid ja sageli kiusas valitsus neid taga. Ja kõige selle keskel oli issand Jeesus Naatsaretist. Jeesus oli juut, kes elas Juudamaal. Tol ajal kuulus see Rooma impeeriumi alla. Praegu on endine Juudamaa osa Iisraelist ja Palestiinast. Enamiku ajaloolaste arvates elas Jeesus tõepoolest ja roomlased lõid ta 1. sajandil risti. Tavaliselt öeldakse, et tema surm toimus aastatel 29-33 peegraiste. Kristlaste jaoks ei lõppenud Jeesuse lugu ristil. Nad usuvad, et ta tõusis pärast surma üles ja on Jumala poeg. Tema ülestõusmine ja tagasitulek on osa kristlikust usust. Pärast Jeesuse surma jäi tema järgijatele väga raske ülesanne. Nad pidid jätkama seda, mida ta õpetas ka siis, kui teda enam nende seas ei olnud. Seda tegid peamiselt apostlid. Nemad olid Jeesuse lähedased järgijad, kes olid temaga isiklikult koos, kui ta jutlustas. Alguses oli nende rühm väike. Enamik esimesi kristlasi olid samuti juudid. Nad ei mõelnud veel, et nad loovad täiesti uue religiooni kogu maailma jaoks. Nende jaoks jätkasid nad lihtsalt usku Iisrael Jumalasse, tunnistades Jeesust kui tõotatud messiast ehk päästjat. Nad alustasid jutlustamist Jeruusalemmas ja selle ümbruses. Nad rääkisid Jeesuse elust, surmast ja väidetavast ülestõusmisest. Kuid oli üks mees, kes andis suure panuse Kristuse levitamisse. Tema nimi oli Paul. Tema nimi oli varem Saul. Ta oli juut ja Rooma kodanik, kes alguses oli Jeesuse järgijate vastu, kuid see kõik muutus. Pauluse kirjade ja apostlite tegude raamatu järgi muutus tema elu pärast seda, kui ta koges nägemust teel Damaskusesse. Ta ütles, et talle ilmus ülestõusnud Jeesus. Sellest ajast sai Paul ühest tähtsaimast varakristuse missionärist. Missionäär on inimene, kes reisib ringi, et õpetada ja levitada oma usku. Paul on oluline, sest ta ei kuulutanud ainult juutidele, ta õpetas ka Jeesuse sõnumit. Mittejuudid ehk inimesed, kes ei ole juudid. See oli suur muutus. Selle tõttu ei olnud Kristus enam seotud ainult ühe rahvuse või riigiga. Kreeklane, roomlane, süürlane või keegi teine, kes usub Jeesusesse, võib saada kristlaseks. Paul rändas mööda erinevaid Rooma impeeriumi osi. Ta läbis paiku, mis asuvad tänapäeva Türgi, Kreeka, Süüria, Küprose ja Itaalia aladel. Tema rännakud ei olnud kerged. Ta kõndis pikki vahemaid, sõitis laevadega, mis võisid tormis puruneda ja sisenes linnadesse, kus missionäre võidi tagasi lükata või neile haiget teha. Igas paigas õpetas Paulus kodudes, avalikes kohtades ja sünagoogides. Kui inimesed uskusid, moodustasid nad väikese kristliku kogukonna. Pärast seda, kui Paulus lahkus, kirjutas ta neile rühmadele, et vastata nende küsimustele ja lahendada nende probleeme. Mõned neist kirjadest said Uue Testamendi ja Piibli osaks. Kuna roomlased kasutasid sageli teid ja marsruute ja mereteid pidi, said missionärid kiiremini reisida. Marsruute, mis olid loodud Rooma sõduritele, kaupmeestele ja ametnikele, kasutati ka Kristuse levitamiseks. Vaid mõne aastakümnega tekkisid kristlikud kogukonnad Juudamaal, Süürias, Väike-Aasias, Kreekas, Põhja-Aafrikas ja Roomas. On ka lugusid teistest apostlitest, kes läksid kaugetesse paikadesse. Kopti kristlaste traditsiooni kohaselt aitas evangelist Markus rajada kristliku kogukonna Aleksandrias. See toimus Egiptuses 1. sajandil. Sellest sai alguse Kopti õigeusu kirik, mis on üks vanimaid kristlikke kirikuid maailmas. On ka traditsioon, mis ütleb, et apostel Toomas jõudis Indiasse ja rajas sinna kristlikke kogukondi. Indias on iidseid kristlikke gruppe, kes usuvad, et nende usk pärineb Toomaselt. Kuid ajaloolisi tõendeid selle kinnitamiseks ei ole piisavalt. Kui Kristus laienes, hakati kirjutama lugusid ja õpetusi Jeesuse kohta. 4 evangeeliumi, Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeelium on peamised raamatud, mis räägivad tema elust, jutlustamisest, surmast ja ülestõusmisest. Neid ei kirjutatud samal ajal. Enamiku teadlaste arvates kirjutati need 1. sajandi jooksul, mitu aastakümmet pärast Jeesuse surma. Igal evangeeliumil on oma jutustamisviis ja oma sõnum, mida ta soovib rõhutada.
Koos Pauluse kirjade ja teiste kristlike kirjutistega said neist Uue Testamendi alused. Kuid mida rohkem kristlasi tekkis, seda tugevamaks muutus ka vastuseis nende vastu. Kristlust ei keelatud kogu Rooma impeeriumis kohe ega kogu aeg. Olukord muutus sõltuvalt kohast, valitsejast ja ajast. Siiski oli keisreid ja kohalikke ametnikke, kes karistasid kristlasi. Aga miks? Üks probleemidest oli see, et paljud kristlased keeldusid kummardamast Rooma jumalaid ja keisrile ohvreid toomast. Valitsuse jaoks polnud nende keeldumine ainult usuküsimus, vaid seda võidi näha ka kui keeldumist tunnustada impeeriumi võimu ja ühtsust. Seetõttu vangistati, piinati või tapeti kristlasi nende usu pärast. Siiski, selle asemel, et täielikult kaduda, levis nende religioon veelgi rohkem. Paljusid inimesi kõitis kristluse sõnum andestusest, lootusest, elust pärast surma ja inimeste võrdsest väärtusest Jumala ees. Mõned kristlikud kogukonnad aitavad ka vaeseid, leski, orbe, haigeid ja inimesi, kellel pole perekonda. 4. sajandiks ei olnud kristlased enam väike ja salajane rühm. Neil olid juba juhid, preestrid, piiskopid, palvepaigad ja kogukonnad paljudes Rooma impeeriumi piirkondades. Ja just väljaspool Roomat oli üks kuningriik, mis tegi väga suure otsuse. Traditsiooni kohaselt võttis Armeenia kuningas Tiridates III aastal 301 Belkreistillu kristluse omaks. Ta kuulutas selle oma kuningriigi ametlikuks usundiks. Täpse aasta üle käib vaidlus, kuid Armeeniat tunnustatakse esimese kuningriigina, mis võttis kristluse ametliku riigiusundina omaks. See näitas, et religioon, mida varem järgnesid vaid väikesed ja tagakiusatud rühmad, võib nüüd olla kogu riigi poolt omaks võetud. Kuid suurim muutus toimub just Rooma impeeriumi südames. Aastal 312 BKR võitles Konstantinus Rooma kontrolli nimel Milviuse silla lahingus. Kristlike kirjanike sõnul nägi Konstantinus enne lahingut nägemust või kristlikku sümbolit. Ta uskus, et kristlaste jumal aitab tal võita. Ja nii võitiski Konstantinus. Järgmisel aastal toetasid tema ja tema kaaskeiser Licinius niinimetatud Milano edikti. See lubas kristlastel vabalt jumalateenistust pidada ja tagastas neile osa vara, mis neilt oli ära võetud. Sel ajal ei olnud kristlus veel Rooma keisririigi ametlik religioon, aga lõpuks muutus kõik. Varem tagakiusatud kristlik kirik hakkas saama kaitset ja toetust Rooma kõige võimsamalt keisrilt. Koos kiriku kiire kasvuga tekkis uus probleem. Kõik kristlased ei olnud ühel meelel Jeesuse tõelise olemuse osas. Seetõttu kutsus Konstantinus 325 aastal Peakreusunu piiskopid kokku Nikaia kirikukogule, mis toimus praeguse Türgi aladel. Siin arutasid kirikujuhid, kuidas Jeesus on seotud Jumalisaga. Koosoleku tulemusena sündis Nikaia usutunnistuse esimene versioon. See on palve või kristlaste usutunnistus Jumala, Jeesuse ja pühavaimu kohta. Sellest hoolimata ei lõpetanud see kõiki vaidlusi lõplikult. Kuid Nikaia kirikukogu näitas, kui kaugele on Kristus jõudnud. Sellegipoolest pärast seda, kui kristlus sai Rooma impeeriumis seaduslikuks, oli vaja, et sellel oleksid selged ja ühtsed õpetused. Üks tähtsamaid samme selles suunas oli korraliku piibli koostamine ladina keeles. Ladina keel oli Lääne-Rooma impeeriumis tavapärane keel, aga tol ajal olid vanad ladinakeelsed piiblikoopiad erinevad. Oli sõnu ja osi, mis ei olnud ühtemoodi tõlgitud. Seetõttu anti ülesandeks pühale Hieronüümusele, kristlikule õpetlasele, kes oskas ladina, kreeka ja heebrea keelt, koostada parema versiooni. Umbes aastaks 405 BKR lõpetas ta suure osa oma tööst. Seda tõlget hakati tundma ladina Vulgata nime all. Paljude sajandite jooksul oli see Lääne kiriku peamine piibel. Seda lugesid ja selle järgi õpetasid paljud preestrid, mungad, teadlased ja kirikujuhid Euroopas. Vulgata on oluline, sest see aitas muuta lääne kristlaste õpetused ja tekstid ühtsemaks. Aga samal ajal, kui kristlus endises Rooma impeeriumis tugevnes, langes Lääne-Rooma impeerium kokku. Aastal 476 BKR lõppes viimase Lääne-Rooma keisri valitsemine. Endine territoorium jagunes paljudeks kuningriikideks, mida valitsesid erinevad rühmad. Siiski ei kadunud kristlus. Selle asemel said kirikud ja kloostrid Euroopas ühtedeks kõige stabiilsemateks organisatsioonideks. Nad säilitasid raamatuid, õpetasid inimesi, aitasid vaeseid ja koolitasid uusi missionäre.
klooster on koht, kus mungad elavad koos. Nad pühendavad oma elu palvetamisele, õppimisele, tööle ja teenimisele. Kloostritest saadeti missionääre piirkondadesse, mis polnud veel kristlikud. Sageli oli nende töö ohtlik. Nad pidid reisima kaugetesse paikadesse, õppima teisi keeli ja kohtuma inimestega, kellel olid oma uskumused ja traditsioonid. Missionäärid märkasid ka, et kristlus levis kiiremini, kui mõni võimas kuningas oli esimene, kes selle omaks võttis. Kui kuningas sai kristlaseks, järgnesid talle sageli tema perekond, ametnikud, sõdurid ja paljud teised inimesed. Kuid see ei tähenda, et kõik uskusid kohe vabatahtlikult. Mõnes kuningriigis toimus usku pöördumine käsu, surve või jõu abil. Teistes kohtades võeti see vastu järk-järgult jutlustamise ja suhtlemise kaudu. Üks tuntumaid missionäre sel ajal oli Püha Patricius. 5. sajandil läks ta Iirimaale jutlustama. Seal oli juba enne tema saabumist kristlikke kogukondi, seega ei olnud tema esimene, kes kristluse saarele tõi. Kuid tal oli suur roll selle levitamises. Ta rääkis kohalike juhtidega, õpetas elanikke ja aitas kristlike kogukondade rajamisel. Iirlaste vanad traditsioonid ei kadunud kohe. Paljudes kohtades hakkasid mõned kohalikud tavad ja uued kristlikud kombed järk-järgult ühinema. Hiljem sai Iirimaast oluline õppe- ja missioonikeskus. Paljud Iiri mungad reisisid teistesse Euroopa piirkondadesse. Üks neist oli Kolumba. Aastal 563 BKR lahkus ta Iirimaalt ja rajas kloostri väikesel Iona saarel Lääne-Šotimaa lähedal. Ionast saadeti mungad jutlustama Šotimaa ja Põhja-Briti rahvale. Samal ajal toimus suur muutus endises Gallias, mis on nüüd peamiselt Prantsusmaa. Seda ala valitses Clovis, frankide kuningas. Frankid olid germaani rahvas, kes rajas võimsa kuningriigi pärast seda, kui Rooma oli Lääne-Euroopas nõrgenenud. 5. sajandi lõpupaiku lasi Clovis end ristida katoliku kristlaseks. Tema otsus oli väga tähtis. Oli ka teisi germaani valitsejaid, kes olid kristlased, kuid paljud neist järgnesid arianlikule Kristusele. Nende arusaam Kristuse ja Jumal isa suhtest oli teistsugune. Clovis võttis omaks kristluse vormi, mida järgivad Rooma piiskopid ja paljud Gallia elanikud. Seetõttu sai tema kuningriik katoliku kirikule lähedasemaks. See aitas samuti tugevdada frankide võimu Lääne-Euroopas. Hispaanias järgnesid visikoodid samuti pikka aega arianlikule Kristusele, kuid aastal 589 BC Kristus loobus kuningas Recared arianismist ja võttis omaks katoliku Kristuse. Talle järgnesid paljud aadlikud ja kirikujuhid tema kuningriigis. Selle tulemusena muutus visikootide valitsejate ja enamiku nende alamate religioon sarnasemaks. Britannias ei kadunud kristlus täielikult ka pärast roomlaste lahkumist. Mõnes saare osas olid juba kristlikud kogukonnad olemas, kuid paljudes uutes anglosakside rajatud kuningriikides järgiti endiselt oma vanu jumalaid. Aastal 597 BKR saatis paavst Gregorius I sinna munga nimega Augustinus. See ei olnud Hippo Augustinus, kes elas varem. See missionär oli tuntud kui Canterbury Augustinus. Ta saabus Kenti kuningriiki Kagu-Britannias. Sealne kuningas oli Ethelbert. Tal oli kristlasest naine, seetõttu lubas ta Augustinusel jutlustada. Hiljem lasi ka kuningas end ristida. Tema pöördumine aitas Kristusel levida Kentis ja teistes anglosakside kuningriikides. Kuid kogu Inglismaa ei saanud kristlaseks korraga. See võttis veel palju aastaid. Oli kuningaid ja rahvast, kes võtsid uue religiooni omaks. Samal ajal olid ka neid, kes jätkasid oma varasemate uskumuste järgimist. Kui Kristus Euroopas laienes, jõudis see ka kaugele Hiinasse. Aastal 635 B.Grassa saabus Changani linna kristlik juht nimega Alupen. Changan oli tol ajal Tangi dünastia pealinn ja üks maailma suurimaid linnu. Tõenäoliselt pärinesid Alupen ja tema kaaslased idakirikust. See oli kristluse haru, mis oli tol ajal tugev Pärsias ja teistes Aasia piirkondades. Keiser Taizongi valitsus võttis nad vastu. Neile lubati tõlkida oma usulisi tekste ja ehitada palvekohti. Et hiinlased neist aru saaksid, kasutasid missionärid sõnu, mis olid tuttavad budismi ja taoismi järgijatele. See ei tähenda, et nende religioonid oleksid olnud üks ja sama. Nad kasutasid lihtsalt tuntud sõnu, et kristlikke õpetusi oleks Hiina inimestele lihtsam selgitada.
idakirik lõi mõnes riigi osas kogukondi, kuid nende vabadus sõltus keisri loast. Kui valitsuse poliitika muutub, võivad nad ka oma kaitse kaotada. Kui kristlus jõudis põhja ja itta, hakkas Araabia poolsaarel kiiresti levima uus religioon. See oli islam. Islam sai alguse 7. sajandil prohvet Muhammedi jutlustamisega. Pärast tema surma laienesid kiiresti moslemite juhitud riigid. Nad vallutasid Süüria, Egiptuse, Põhja-Aafrika, Pärsia ja teisi piirkondi. Vallutatud alade hulka kuulus ka Jeruusalemm, mis on pühalinn kristlastele, juutidele ja moslemitele. Moslemi impeeriumide laienemise tõttu sattusid paljud iidsed kristlikud kogukonnad uue valitsuse alla. Kristlased ei kadunud nendest piirkondadest kohe. Paljude moslemi valitsejate all lubati neil oma usku järgida, kuid sageli oli nende staatus madalam kui moslemitel. Neilt võidi nõuda erilist maksu ja kehtestada teatud piiranguid. Valitseja koha ja ajastu järgi erines ka kohtlemine. Oli aegu, kus erinevate usundite esindajad elasid rahumeelselt koos. Oli ka aegu, mil esines tugevat diskrimineerimist ja vägivalda. 8. sajandi alguseks jõudsid moslemi väed kuni Iberia poolsaarele, mis hõlmab tänapäeva Hispaaniat ja Portugali. Samal ajal tugevnes Lääne-Euroopas üks kristlik kuningriik. See oli Frankide kuningriik. Selle kõige kuulsam valitseja oli Karl Suur. Ta laiendas oma territooriumi suurele osale tänapäeva Prantsusmaast, Saksamaast, Belgiast, Hollandist, Põhja-Itaaliast ja teistest lähedal asuvatest piirkondadest. Ta kasutas kristlust selleks, et ühendada erinevaid gruppe, kelle ta oli vallutanud. Ta lasi ehitada kirikuid ja kloostreid. Ta toetas ka preestrite õpetamist ja koolitamist. Kuid mitte kõik tema ajal toimunud pöördumised ei olnud rahumeelsed. Võideldes saksidega sundis ta mõningaid inimesi end ristida laskma. Ta karistas karmilt neid, kes jätkuvalt tema valitsemisele ja usule vastu seisid. 800 aasta jõulupühal krooniti Karl Suur paavst Leo III poolt Roomas keisriks. See kroonimine oli oluline, sest see näitas, et võimas kuningas ja paavst võivad koostööd teha. Kuningas pakkus sõjalist ja poliitilist kaitset, paavst andis kuninga valitsemisele usulise heakskiidu. Sellest ajast alates muutusid poliitika ja kristlus Lääne-Euroopas veelgi tihedamalt seotud. Aga Euroopal ei olnud ühtset valitsust. Seal oli endiselt palju eraldi kuningriike, mis sageli omavahel sõdisid. Järgmistel sajanditel levis kristlus Taani, Poola, Norrasse, Ungarisse, Rootsi, Islandile, Gröönimaale ja slaavlaste aladele Ida-Euroopas. Jällegi muutus valitsejate pöördumine kristlusse oluliseks. Taanis lasi end 10. sajandil ristida kuningas Harald Bluetooth. See aitas tugevdada kristlust tema kuningriidis. Kuigi kõik taanlased ei loobunud kohe oma varasematest uskumustest. Poolas võttis hertsog Mieszko I kristluse vastu aastal 966 Belkrestulla. Selle tõttu sai tema kuningriik lähedasemaks Lääne-Euroopa kristlike riikidega. See aitas kaasa ka organiseerituma Poola riigi kujunemisele. Ungaris toetas kuningas Istvan I kirikute rajamist ja kristliku valitsuse loomist. Norras kasutasid mõned kuningad jutlustamist ja jõudu, et asendada vana Norra religioon. Norra missionärid jõudsid ka Islandile ja Gröönimaale. Rootsis oli mõnede kogukondade vastupanu tugevam. Vana Norra jumalate kummardamine jätkus seal kaua, isegi kui mõned kuningad olid juba kristlased. Veel üks tähtsamaid pöördumisi toimus Kiievis. Aastal 988 Belkratun võttis Vladimiri Suur, Kiievi Rusi juht, vastu Bütsantsi kristluse. Kiievi Russ oli suur kuningriik, mis koosnes aladest, mis on nüüd osa Ukrainast, Valgevenest ja Juktoosest. Vladimir lasi end ristida ja toetas oma alamate ristimist. Kuna ta võttis kristluse vastu Bütsantsi impeeriumist, said Kreeka usutraditsioonid Kiievi Rusis väga mõjukaks. Siit sai alguse kristluse sügav seos Ukraina, Valgevene ja Venemaa ajalooga. Kuid samal ajal, kui religioon laienes, süvenesid ida- ja lääne kirikujuhtide lahkhelid. Lääne kirik kasutas jõudu ja Rooma paavsti tunnustati selle kõrgeima juhina. Idakiriku kasutas paljudes tegevustes kreeka keelt ning seda juhtisid mitmed suured patriarhid. Üks tähtsamaid oli Konstantinoopoli patriarh. Juba ammu oli vaidlusi paavsti võimu, jumalateenistuse viisi, mõnede usutunnistuse sõnade ja teiste kirikutavade üle.
aastal 1054 B.K. tekkis tõsine konflikt Rooma ja Konstantinoopoli esindajate vahel. Seda nimetatakse sageli suureks skismiks. Kõik ei jagunenud muidugi ühe päevaga. Nende erinevused olid juba ammu süvenenud ja lahknemine jätkus ka pärast seda. Kuid see sündmus sai selgeks sümboliks Kristuse jagunemisele kaheks peamiseks haruks. Läänes oli Rooma katoliku kirik. Idas oli Ida õigeusu kirik. Neil oli üks päritolu ja neil oli palju sarnaseid uskumusi, kuid nende juhtimine oli erinev. Mõned õpetused ja jumalateenistuse viisid olid samuti erinevad. Mitte kaua hiljem Bütsantsi impeerium sattus suure ohu alla. Bütsantsi impeerium oli endise Rooma impeeriumi idaosa. Selle pealinnas oli Konstantinoopol, mis on nüüd osa Istanbuli linnast Türgis. 11. sajandiks vallutasid Seltsuki türklased suure osa Bütsantsi territooriumist Väike-Aasias. Bütsantsi keiser palus abi lääne kristlikelt valitsejatelt. Aastal 1095 kutsus paavst Urbanus II katoliku kirikuid üles appi tulema. Reisi täita. Selle eesmärk oli aidata Bütsantsi impeeriumi ja vallutada Jeruusalemm moslemite käest. See oli esimese ristisõja algus. Paavst lubas osalejatele usulist tasu ja andestust. Paljud rüütlid, aadlikud, preestrid ja tavalised inimesed vastasid kutsele. Mõned liitusid usu pärast. Teised otsisid maad, rikkust, võimu või uusi võimalusi. Aastal 1099 vallutasid ristisõdijad Jeruusalemma. Paljud moslemitest ja juudi elanikest tapeti linna vallutamisel. Pärast seda rajasid ristisõdijad Ida-Vahemere äärde mitu kristlikku riiki. Kuid nende edu ei olnud püsiv. Moslemi valitsejad vallutasid territooriumid järk-järgult tagasi. 13. sajandi lõpuks kaotasid ristisõdijad piirkonnas oma viimase suure tugipunkti. Pürenee poolsaarel kestis võitlus kristlike ja moslemi kuningriikide vahel kauem. Kristlikud valitsejad laiendasid oma territooriumi järk-järgult lõuna poole. Seda pikka protsessi nimetatakse reconquistaks. See ei olnud üks pidev sõda. Oli aegu, mil toimusid lahingud, rahu, kokkulepped ja liidud. Oli ka olukordi, kus kristlikud ja moslemi valitsejad tegid koostööd teiste vaenlaste vastu. Põhja-Euroopas kasutati ristisõdu ka nende inimeste vastu, kes järgisid veel oma vana usku. See toimus eriti Balti piirkonnas. Siin ühinesid jutlustamine, maa vallutamine ja võimu laiendamine. Hiinas jõudsid katoliku missionärid taas kohale pärast mitmeid sajandeid. Üks neist oli Johannes Montecorvinost. Ta reisis läbi Armeenia, Pärsia, India ja Hiina. 13. sajandi lõpus jõudis ta Kanbaliki, linna, millest hiljem sai Peking. Ta rajas sinna kristliku kogukonna ja sai hiljem peapiiskopiks. Kuid kristlus jäi Hiinas siiski väikeseks ja see nõrgenes veelgi pärast mongolite juhitud Yuani dünastia valitsemise lõppu. Euroopas oli Leedu üks viimaseid suuri riike, mis võttis omaks kristluse. Aastal 1386 lasi suurvürst Jogaila end ristida. Ta sai ka Poola kuningaks ja toetas katoliku kristluse levikut Leedus. Kuid nagu mujalgi, ei kadunud elanike endine religioon kohe. Uue usu täielikuks levikuks kulus veel palju aastaid. Samal ajal jätkas Bütsantsi impeerium nõrgenemist. Aastal 1453 ründasid sultan Mehmet II Osmanite väed Konstantinoopolit. Pärast ränka piiramist langes linn. Üle 1000 aasta kestnud Bütsantsi impeerium kadus. Konstantinoopolist sai Osmanite impeeriumi pealinn. Hagia Sophia, mis oli varem linna tähtsaim katedraal, muudeti mošeeks. Ida-õigeusu kirikul lubati Osmanite võimu all siiski edasi tegutseda, kuid tal ei olnud enam omaenda kristlikku impeeriumi, mis seda kaitseks. Selle tõttu hakkasid Moskva juhid nägema oma kuningriiki kui uut õigeusu kristluse keskust. Nad nimetasid Moskvat kolmandaks Roomaks. Nende jaoks oli esimene Rooma endine Rooma impeeriumi pealinn, teine oli Konstantinoopol. Pärast Konstantinoopoli langemist uskusid nad, et Moskva on see, kellel on kohustus kaitsta õigeusu usku. Kui võim Euroopas ja Lähis-Idas muutus, hakkasid Portugali ja Hispaania laevad seilama Aafrikasse, Aasiasse ja hiljem ka Ameerikasse. Nad ei otsinud ainult uusi kaubateid. Nende reiside eesmärk oli ka võimu laiendamine ja katoliikliku kristluse levitamine.
aastal 1482 jõudsid Portugali maadeavastajad Kesk-Aafrikas asuvasse Kongo kuningriiki. Nad ei vallutanud kuningriiki kohe. Alguses toimus saadikute, kaupade, teadmiste ja religiooni vahetus. Aastal 1491 lasi kuningas Ngisi Nzinga Anankuo end ristida ja võttis endale nimeks Huao. Koos temaga lasid end ristida ka mõned tema perekonnaliikmed ja ametnikud. Kuid kogu kuningriik ei muutunud kohe täielikult kristlikuks. Mõned kohalikud traditsioonid jätkusid ja mõned juhid avaldasid samuti vastupanu. Sellegipoolest jätkusid Kongo ja Portugali suhted. Selleks hetkeks ei leidunud kristlust enam ainult Euroopas, Lähis-Idas ja mõnes Aasia osas. Tänu laevadele, mis suutsid ületada suuri ookeane, sisenes see uude ajajärku. Kuid koos kuulutamisega saabusid ka vallutamine, orjastamine ja võimuvõitlus. Seega ei ole kristluse järgmine laienemine ainult usulugu. See saab olema ka osa usu kujunemisest. Impeeriumid, mis muudavad suure osa maailmast. 1492. Aastal alistasid Hispaania katoliiklikud valitsejad viimase moslemi kuningriigi Granadas. Samal aastal jõudis Christopher Columbus Ameerikasse. Sellele järgnesid Hispaania ja Portugali vallutused. Sõduritega koos olid ka katoliiklikud missionärid. Paljud põliselanikud ristiti, kuid mõned sunniti ja neil keelati järgida oma endist usku. Sellega kaasnes Atlandi-ülene orjakaubandus, mille käigus miljonid aafriklased viidi sunniviisiliselt Ameerikasse, mistõttu said kristluse levik, kolonialism ja orjandus omavahel seotuks. Aastal 1517 kritiseerisid kes siis? Nii et Ukraiskoonist otse trükikotta Brterniku saades toetust mõnelt Euroopa valitsejalt. 1534. Aastal lahkus kuningas Henry VIII Roomast ja asutas Inglise kiriku. Sellest ajast alates kasvas protestantide arv. Protestantlikud rühmad nagu luterlased, kalvinistid, anglikaanid, baptistid ja presbüüterlased. Kui kristlus Euroopas jagunes, levis see samal ajal jätkuvalt Aasiasse. Franciscus Javierus reisis katoliku missionärina Indiasse, Indoneesiasse ja Jaapanisse 1565. Aastal alustas Hispaania Filipiinide püsivat koloniseerimist. Missionärid rajasid kirikuid, koole ja asulaid. Kogu saarestik ei muutunud kohe kristlikuks, eriti Mindanaos ja Sulus. Kuid pärast enam kui 300 aastat Hispaania võimu all sai katoliiklik kristlus suuremas osas Filipiinidest peamiseks usundiks. Põhja-Ameerikas rajasid kolooniaid ka Inglismaa ja Madalmaad. Seal läksid mõned asukad sinna usuvabaduse nimel, kuid paljud põlisameeriklased kaotasid oma maa ja elu. 18. sajandil toimusid suured ärkamised Suurbritannias ja Põhja-Ameerikas. Siin tugevnesid isikliku usu, piibli lugemise ja isikliku pääste ideed. 19. sajandiks läks rohkem missionäre Aafrikasse, Aasiasse, Austraaliasse ja Vaikse ookeani saartele. Nad rajasid mõned koolid, haiglad ja trükikojad. Kuid sageli oli nende tegevus seotud ka Euroopa impeeriumide laienemisega. Hiinas tapeti palju kristlasi ja missionäre bokserite ülestõusu ajal, sest neid peeti välismaalaste sekkumisega seotuks. 20. sajandil surusid kommunistlikud valitsused Nõukogude Liidus, Ida-Euroopas ja Hiinas religiooni maha. Paljud kirikud suleti ja paljusid usklikke taga kiusati, kuid kristlus ei kadunud täielikult. Kui mõned kommunistlikud valitsused kokku kukkusid, avati paljud kirikud taas. Peaaegu 2000 aasta jooksul levis kristlus jutlustamise, rände, kaubanduse, kuningate valitsemise ja vallutuste kaudu. On inimesi, kes võtsid selle omaks vabatahtlikult oma usu tõttu. Aga on olnud ka juhtumeid, kus seda on peale sunnitud seaduste, sõja ja võimu abil. Tänapäeval on kristlus endiselt maailma suurim religioon, millel on miljardeid järgijaid Ameerikas, Aafrikas, Euroopas ja Aasias. Väikesest Lähis-Ida liikumisest on sellest saanud ülemaailmne religioon, mis mõjutab jätkuvalt paljude inimeste kultuuri, poliitikat ja elu.